autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund eetris. Meil tekkis siin väikene paus tehnilistel põhjustel, aga nüüd oleme tagasi stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Räägime täna natukene põhjalikumalt kindlustusest ja autovargustest. Kindlustusest selles mõttes, et kas te teadsite, et kui on liiklusõnnetus, teil on kohustuslik liikluskindlustus, auto läheb pärast remonti, teie süüd ei ole, et siis näiteks võib teie autos kasutada ka kasutatud varuosi või mingit B-varuosi. Et miks see nii on ja kas te midagi ise ka teha saate? Ja siis vaatame, mis autosid eelmine aasta Eestis varastati ja mida politsei üldiselt selle kohta räägib. Tuttusime politsei statistikaga, küsisime nõu. Uudiste osas natukene selliseid igapäevaseid, palju neid siin ei ole vahepeal tekkinud, aga meie nädala sündmused. Ma laseksin Martinil alustada seekord. Ma alustaksin võib-olla natukene sellisel teemal, millest me oleme varem rääkinud, et tegelikult see on ikkagi see, et elektriautode laadimine ja see, et sa saad neid laadida niiviisi, et sul peab olema olemas selle ettevõtte äppi, ja sa sõidad siin Eestis ringi ja sul on 3 erinevat äppi ja seda võimalust ikkagi, et sa sõidad kohale, sul äppi ei ole ja paned kaardi sinna sisse ja nagu tavalisi vedelkütuseid tangid, et siin on ikkagi arvestades seda meil kas või geopoliitilist olukorda, et tasuks natukene ikkagi mõelda, et kas see on ikkagi kõige mõistlikum lahendus ka selles mõtmes, et ma saan aru, et jah, et ettevõtetel on väga oluline, et kliendid oleksid neil lojaalsed ja äpp on üks võimalus, kuidas seda lojaalsust tekitada. Aga teistpidi ikkagi, et tanklad muidu on ju elutähtsate teenuste all. See tähendab seda, et isegi kui näiteks suurem elektrikatkestus on, siis mitte küll kõigis tanklates, aga teatud tanklad töötavad generaatorite pealt, nii et sealt saad tankida enda autot ka siis, kui elektrit ei ole. Aga kui elektrit ei ole, et ega siis elektriautot sa ikka laadida ei saa, et kuskil elektrilaadijate juures maa sees ei ole suurt mingit anumat, kus on palju elektrit sees, et siis pole nagu midagi teha. Aga mõtlesin, et need äpid on ikkagi selles mõttes ikkagi kehv asi, et isegi sellise küberrünnaku puhul, et see on ikkagi probleem, et sa ei saa enda autot laadida. Et isegi kui oli 2007, oli pronksi öö, siis tegelikult Eesti ju võttis välisühendused maha mingil hetkel, internetiühendused. Ja siis ilmselt nagu nende äppidega pole suurt midagi teha, isegi tegelikult niiviisi, et ma ei tea, kui tõele see vastab, aga ilmselt tänapäeval ka kaardimaksed ei läheks läbi, vähemalt krediitkaardimaksed, kui ei ole välisühendusi. Nii et tegelikult siin on nagu mitu mõtet peale selle veel, et lihtsalt see äpp on tüütu ja nõuab sul mitu erinevat äppi elektriauto laadimiseks, aga lihtsalt ka see, et mingites olukordades võib ikkagi juhtuda niiviisi, et lihtsalt sul auto jääb laadimata, sest see äpp tekitab sellise lisakihi sinna peale, ilma milleta võiks ka ikkagi hakkama saada, et ilmselt see terminal sinna laadija juurde panna, et see ei ole nii kallis asi. Ja ilmselt on aja küsimus ka see, millal need elektriautode laadimistarustu läheb elutähtsa teenuse alla ja siis ilmselt see probleem laheneb ära. Samas, eks ja teisest küljest vaadates, kui sa sellist räägid rasketest oludest, siis erinevalt bensiiniautost või sisepõlemismootorist, muidugi saad kanistrid omale garaaži osta, aga saad kodus elektriautot laadida, juhul kui igasugust infrastruktuur, ütleme, elekter on alles, aga kõik muu on häiritud. On ka pooli. Aga ma võtaks natuke helgemad toonid üles ja jätkaks elektriautoga, sest minul oli siin hiljuti osaliselt, miks ka eelmine saade jäi ära või ütleme, miks saade on natuke lükkunud, oli see, et see on nagu väikest viisi selline põnev oli ka, et ma sain esimest korda minna uue auto proovisõidule välismaale
mitte esimest korda välismaale, aga niimoodi. Tegemist oli sellise embargo üritusega, mis tähendab seda, et me oleme ühtede esimeste hulgas, kes said sõita Toyota põhimõtteliselt Toyota esimese täiselektrilise autoga, selle imeliku nimega BZ4X. See toimus Barcelona kandis, autod olid veel lausa selle camouflage kilega kaetud ja meile kõigile öeldi, et ei või sellest autost mitte midagi rääkida, lubati panna Instagrami niimoodi pilt, et näete. Oota, aga sa praegu saad sellest rääkida või ei saa siis? Saan. Embargo on 24. veebruarini ja see saade läheb meil eetrisse 24. veebruaril. Üks esimene küsimus kohe, kas see auto nimi siis tuleb see BZ4X, kas seda kuidagi hääldatakse ka niiviisi või kuidagi niiviisi, et see on nagu selline suupärane versioon sellest on ka, nii et kui sa lähed Toyota müügisaali ja küsid, et kas teil seda BZ4X-i on või kuidas sa küsima pead seal? Kuidas te seal omavahel üritusel selle auto kohta rääkisite? Kuidas seal need pressiinimesed Toyotale ütlesid selle auto kohta? BZ4X. Okei. Nii et ei tule sellest, see BZ hakkab olema kõikide Toyota elektriauto mudelite nime ees, ehk siis Beyond Zero, mis näitab siis nende heitme lähenemist 0 heitmele ja 4 on siis nagu Toyota RAV4, et on nagu maastur ja X siis ühesõnaga, et on maastur, see 4X tähendab maasturit. Nii. Oota, aga mis siis teised versioonid tulevad, ütleme, et... Ei, üldse erinevad, kui tuleb seal... Mis see mudeli nimed siis selle loogika järgi tulevad? Kõik on mingid BZ, ma ei tea. Ilmselt. Mõned nädalad tagasi oli see Toyota suure elektri saabumise lugu, ma ei mäleta neid nimesid. Aga räägime autost. Ta on oluline, või miks sellele pühendada kohe nüüd eraldi saatelõik, sellepärast, et Toyota on Eestis oluline, eks ju? Eesti müüduim auto aastaid. RAV4 Eesti müüduim mudel aastaid. Ehk kui me räägime elektriautodest, siis miks ei peaks ka seal ütleme valikus siis tõusma Toyota tippu? Nüüd on küsimus, kas nad said sellega hakkama? Suures plaanis pean ütlema, vist said küll, või vähemalt selle tutvuse käigus. Me ei tegelenud seal sõiduulatuse mõõtmisega. Esiteks on see veel need VLTP tulemused kinnitamata. Suuremal mudelil jääb see kuskile 450 kilomeetri kanti sõiduulatus, aga kuna me sõitsime peamiselt kas kiirteel või siis sõitsime ülesse Mäkke, kus oli üks maastikurada, aga sealt alla toodi meid juba teiste autodega. Ehk et siis see number, mis seal kuskil ekraanil, et nad ütlesid, et palun ärge seda vaadake, sest et tingimused ja tegemist oli, eriti põnev, tegemist oli eelproduktsiooni autodega, mis tähendab, et need 4 tükki, mis seal olid põhimõtteliselt ainukesed Toyota BZ4X-id, mis üldse Euroopas on. Ja täpselt selline versioon siis nagu tootmisesse ei lähe ka, ma saan aru. Seal on nipet-näpet, et mingid plastikkatted kuskil, aga põhiline on see, et need on käsitööna valminud autod. Ma sõitsin käsitöö Toyotaga, Kallamaja inimesel väga oluline. Käsitöö elektriauto, olen sõitnud. Ja ma ei tea, see oli selline õhtusöögi laua jutt, keegi ütles, et iga see auto maksab umbes 2 miljonit eurot, et palun ärgest ära lõhkuge. Oota, aga ma tahaks küsida selles mõttes, et ma saan aru, et nii palju kui sa oled rääkinud, et jah, et Toyota tegi täitsa normaalse elektriauto, aga midagi on nagu teistmoodi ka või midagi on nagu erinev või midagi on nagu omamoodi? On. Esiteks, see nüüd ei ole päris omamoodi, aga kui te mõtlete siin praegult, et seda ikkagi pereautoks, sest see on suur auto, siis jah, näiteks nendes üks filosoofia seal oligi, et autos peavad kõik inimesed olema võrdsed. Ja see tagaistujate jalaruum. Me oleme seda imestanud siin Hyundai Ioniq 5 puhul, ühesõnaga elektriautod võimaldavad seda, aga Toyotas oli see lihtsalt naeruväärne. Et ma olin autos ühe leedukaga, kes on suur mees, korralik selline, mitte päris saboonis, aga täismõõtu inimene, kes istus ees, pani ennast mõnusalt rooli taga paika. Mina istusin tema taha, lasin ennast lösakile, tead, mõnusasti lebotad seal ja isegi siis oli minu põlvede ja esiistme vahel selline, ma ei tea, 20 sentimeetrit veel vahet. Et ma isegi tahaks öelda, et tagaistuja istme põhi nagu ei liigu, seljatoe kallet saab,
tegelikult võiks see istmepõhiga liikuda, et saaks pagasiruumi natuke vajadusel, selle hiiglasliku ruumi arvelt suuremaks. Kahjuks ei saa. Pagasiruum on selline tavaline. Nii, ühesõnaga väga suur. Tõesti nagu selline praktiline pereauto. See on tegelikult muidugi Jaapani autode puhul, et minul on olnud mitu Jaapani autot ja nende puhul on olnud see suhteliselt legendaarne, et seal taga on ruumi ikkagi väga vähe olnud alati, et see lihtsalt on nagu nii olnud, et jah, et kui lapsed on taga, siis on nagu okei, aga kui midagi muutub, siis ei ole okei. Siuksed, kes hoolivad väga oma auto puhtusest, siis natuke ajavad silma tõmblema, kui väike laps taob oma jalaga vastu seda esiistet. Sinna saab katte osta, aga selles autos nad seda teha ei ulatu, mitte mingil juhul. Siis teine asi. Toyota on selle autoga läinud mugavuse teed. Et elektriauto puhul sa saad müüa seda argumendiga, et 4 sekundit 100-ni ja siis sa kiirendad seda ja kõigil on süda paha. Toyotal on sellised mõistlikud, 7 sekundi ringi jääb see kiirendus. Me kõik saame aru igapäeva autojuhtidena, et see on täiesti piisav. Ja kogu see sõit on selline mugav, pehme, sa olid Hispaania teedel vaikne, kõikide rehvi müra ja kõige selle mõttes. Muidugi suverehvid, eks ju. Et Toyota on valinud mugavuse tee, aga kolmas huvitav erinevus mitmest teisest on see, et vähemalt seal testisõidul Toyota rõhutas hästi palju maastikuvõimekust. Selleks me sõitsimegi siin üles Mäkke, kus oli Nasser Al-Attiyah, kes on mitmekordne Dakari ralli võitja, võitis ka see aasta. Tema Hispaania kodu, mis ta paar aastat tagasi sinna ehitas, ühesõnaga ta ise on Katarist pärit, nii et kogu aeg teda seal pole. Toyota võis seda kasutada, ta on ehitanud sinna omale ka treeningrajad, või ma ei tea, see on see lugu, mis meile räägiti. Võib-olla see on Toyotaga 2 peale ongi nagu tehtud siukene hub või lounge, kus Toyota saab käia siis oma autosid tutvustamas. Seda autot tuleb nii esiveolise kui nelikveolisena. Meil olid seal kõik siis nelikveolised ja meil ikkagi väga demoti seda, kui palju maastikuvõimekust tal on. Tal on kõrge clearance, 21 sentimeetrit. Mõlemal teljel on mootor. Ja see on nüüd niimoodi, et kui sul on ainult esiveoline, siis on sul 150 kilovatti, see üks mootor seal ees. Aga kui sul on nelikveoline, siis on nii ees kui taga 80 kilovatine, ehk kokku 160 kilovatti. Et nad ei ole selle teise mootori lisamisega selle auto võimsust viinud kuskile mägede taha, vaid see on selleks, et pakkuda maastikvõimekust. Ja loomulikult, eks see rada oli neil kindlasti mitme päeva jooksul kõvasti ära testitud, et see Toyota hätta ei jääks. Aga kui me räägime ikkagi sellisest tavalisest pereautost, linnamaasturist, oli veenev küll. Näiteks oli sinna pandud veetakistus, 35 sentimeetrit. Mis tähendab seda, et see auto oli mitte päris esituledeni vees, sõitsime sealt läbi, aga auto maksimaalne lubatud sügavus ongi 50 sentimeetrit, nii et see 15 sentimeetrit sisuliselt me oleks võinud sõita sealt niimoodi, et esituled on vees läbi. Tihti sul, ma ei tea, võib-olla tänapäeval neid ülejõudsi on palju kuskil Aasias, eks ju, Euroopas, et võib-olla ongi tihti vaja. Ma ei tea, Tallinnaski meil mõnikord siin Ahtri tänaval peale suurt suvist sadu. See on siis Järvevana tunnel. Järvevana tunnel. Mitte tunnel, jah, seal, jah. Et võid rahulikult oma Toyota elektriautoga sealt läbi sõita. Siis kõige huvitavam oli see, et sa saad panna peale, see on grip control, lähed hästi järsust mäest ülesse, sa saad panna kiirushoidiku alates 2 või 6 kuni 12 kilti tunnis, see on hästi väiksed vahed, 5 sammu, kiirushoidik ja ta hoiabki sul 6 kilomeetrit tunnis, et sa saad ise nagu keskenduda roolimisele, et tema hoiab stabiilset kiirust, valib ise, mis rattad seal veavad, eks ju, kõik 4 ratast saavad eraldi toimida. Siis oli sinna tõusu keskel ehitatud auk. Instruktor ütles, sõida palun sinna 1 rattaga auku sisse. Sõitsin. Edasi ei lähe, kuuled. Ütleb, et ühesõnaga sellel tõusu ajal sa ise ei hoia jalgu pedaali peal, ainult roolid. Istud seal augus ja instruktor oota, siis kuuled, ragiseb. Igal pool tunned rattad ragised, midagi ei muutu. Nii, ühesõnaga tunned, et auto otsib seda pidamist. Ja endal mul oli juba selline, ma ei tea, äkki ma vajutan ikka juurde natuke või tagurdan korraks, et nagu piinlik hakkas. Tõsiselt, 10 sekundit, 15 sekundit, auto ei liigu ka mitte kuhugi. Et
ikka juhtub, et ärme nüüd tagurda. Ei, instruktor ütles, just wait. Ja kujutad ette, ragistas ja mingi 20 sekundi pärast hakkaski auto liikuma. Et ta otsis, arvutas, leidis selle piisava nagu, et millist ratast, kuidas ja sõitis meid sealt august välja. Ja teine asi oli, kasteti seal üks selline ring, põhimõtteliselt Heinamaale sõidatud mudarada kasteti märjaks ka veel. Öeldi, et sõida tavarežiimis sinna keset seda muda välja. Sõidad, loomulikult jääd kinni, suverefid all. Just see oli nagu selle asja juures kõige nagu silmapaistvam. Et suveref, see on ju, me oleme suverefiga istunud kuskil, ma ei tea, festivali või suveteatrit külastades pärast seal Heinamaal tehtud parklas, kus lihtsalt käib muru peal, eks ju, ratas ringi. Sõidad keset muda välja, ei liigu edasi tagasi, jälle nii, panen, et seal oli 2 maastiku moodi, kas maad snow või siis deep maad and snow, ehk siis sügav lumi ja pori. Lülitsid sisse, ütles samamoodi, nüüd anna vaikselt gaasi või püüasid välja sõita. Ja täpselt sama, kuuled seda tuttavat raginat, nii. Ja kuidagi, ma ei tea, kas ta siis kaevas sügavam, leidis selle pidamise ja siis sõitis sealt muda väljalt minema. Ja siis kui pidam tekkis, siis lõpus veel mõnus drifti teha, sest et tal tuli vedu taha. Nii et jah. Ma saan aru, et see sulle ikkagi jättis mulje. Ma jättis selles mõttes jah mulje, et ma olen käinud nende linnamaasturitega varem ka sellistel maastiküritustel ja alati on need rajad muidugi ette valmistatud, et autofirma ei taha ju oma reklaamüritusel nagu häbisse jääda. Aga Toyota, et tihti on see, et näiteks reklaamitakse mingit autot, et uus, dünaamiline ja sportliku sõiduomadusega ja siis selgub, et see auto on mingi 9 sekundit 100-ni ja tegelikult ainuke sportlikkus, mis seal on küljelaiendid ja taha pandud mingi spoiler, eks ju. Ja siin on ka, et kui Toyota räägib selle auto puhul maastiku võimekusest, siis see, mis igal inimesel vaja on oma igapäevases mingites oludes, on sinna pandud külge. Loomulikult ma ei ütle, et ta on, ma ei tea, parem kui Land Rover Defender, või et minge kõik selle Toyotaga nüüd kuskile sinna, kus ma käin seal Mustjõe maastikurajal, kuigi kui see lõpuks Eestisse jõuab, siis ma kavatsen minna. Aga jah, et lõppes jah, ohkasid kergendatult. Esimene mulje oli positiivne. Miks ma ei saa anda lõplikku hinnangut, et Toyota on nüüd tulnud lagedale millegi täiesti uuega, või selles mõttes, et tormake nüüd tellimusi sisse andma on see, et pole aimugi, kui palju see auto maksma hakkab. Või õigemini, me võime arvata, sest Saksamaal on vist hinnakiri väljas, esiveoline oli äkki 48 000 eurot. Ühesõnaga, suhteliselt kindlalt langeb see hind sinna Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID4, Kia EV6 kuskile sinna 40 ja 60 000 vahele, eks ju. Aga millal seda siis Eestis osta saab? Teine asi ongi see, et need autod tellimusi hakatakse üldiselt vastu võtma vist, kas oli märtsis või ühesõnaga kevadel. Esimesed autod jõuavad teedele juunis, aga mitte meil. Ja siin on põhjus. Meil jõuavad need aasta lõpus tõenäoliselt ikkagi päris aasta lõpus. Ja mitte sellepärast, et jaapanlased meid ei armastaks või et me oleksime kuidagi kehvem turg, vaid sellepärast, et kõigepealt tulevad nad 6,6 kilovatise pardalaadjaga. Aga meie nii-öelda siis piirkonna edasimüüjad otsustasid, et oodatakse ära 11 kilovatise pardalaadjaga, mis tuleb siis aasta teises pooles. Ehk see tähendab seda, et kui kiiresti sa saad kodus laadida. Kas kodulaadja panna 6,6 kilovatise või sa saad panna 11 kilovatise, mis on põhimõtteliselt 2 korda kiirem. Võt nii, et põnev. Toyota ei pannud lati alt läbi. Esmamulje. Eks seda, kuidas üks hästi oluline asi, mis on ju nende elektriautode puhul siin katsetes välja tulnud, on see ikkagi see sõidu või akuhaldus. Et see, mida suudavad head et tootjad teha paremini, et ma ei tea, kui nende lubatu on 450 kilomeetrit, et siis ta sõidabki 450 kilomeetrit, eks ju. Mitte see ei ole selline teoreetiline labori maksimum. Just, et see hakkab väga oluline olema, et kui need autod päriselt jõuavad liiklusesse, et kuidas Toyota on. Ja nad ise on muidugi selle akuga väidetavalt väga palju vaeva näinud ja kui sa käid regulaarselt iga aasta kontrollis, siis nad annavad akule vist garantii 10 aastat või 1 000 000 kilomeetrit. Et selle aku mahutavus on vähemalt 70%. Et
et nad on ise päris nagu uhked oma selle aku üle. Vaat nii, ma ei tea, on sul küsimusi? See kõlab tegelikult täitsa huvitavalt. Palju huvitavam lugu minu meelest kui keskmine elektriauto on, millest sa oled rääkinud. Just, vaat. Ja põhiline, me saime olla ühed esimesed maailmas. Nii et 24. terve kõigil embargo kukub ja siis on kõik teie autokanalid täis. Ja siis on väga huvitav, mida teised arvavad, eks ju. Ma panin pihta või on seal mingid välismaa gurud, kes ütlevad, et no ei ole nii halba autot ennem nähtud. Loodame, et mitte. Nii, aga jätkame elektriautodega. Uudis, mida on ka tavameedia kajastanud. Ma nüüd otsisin lihtsalt selle kohta natuke, et mis saanud on. Ehk et Atlandi ookeanil teadupärast sõitis põlema üks laev, kus sees oli 4000 autot. Peamiselt on seal teadaolevalt Volkswagen Grupi autod, nende hulgas ka üle 1000 Porsche. Ma eeldan, et see on siis teel sinna Põhja-Ameerikasse Euroopas, ma eeldaks. Ja, Põhja-Ameerikasse. Kuidas see lugu üldse põhiliselt nii-öelda levima läks, et ilmselt oleks paar tundi hiljem veel, see, et Ameerika autoajakirjanik, kelle podcasti The Smoking Tire ma ka ise regulaarselt kuulan ja Instagrami jälgin, Matt Farah tellis omale eelmise aasta augustis Porsche Boxster Spider vist oli, ühesõnaga, mis pidi jõudma nüüd veebruaris Ameerikasse ja siis tal pidi see minema kohe ühe tuuningus, ühesõnaga, ta on sellest nüüd viimasel ajal avalikustas selle, et tal on tulemas, mis ta sellega plaanib. Väga entusiastlikult ootab seda ja siis tema jagas Instagramis seda uudist, et kahjuks küll, ta sai oma edasimüüjalt teate, et tema auto on selles laevas ja siis oli pilt ja artikkel selle kohta, kuidas merel põleb laev. Loomulikult ei teata, mis laeva põlengu põhjustas. 22 meeskonnaliiget kohe pääsesid ära ilusti ja see laev on nüüd seal ilusti, ikka üks 5 päeva äkki põlenud või. Seda on üritatud vist kustutada, aga teadaolevalt on seal laevas ka elektriautod. Ühesõnaga, kas tuli sai alguse mõnest elektriautost? Seda ei oska keegi öelda. Kas see, et see põleng on, eks ju, ei suudeta kustutada elektriautodest, ilmselt natuke, aga samas, kui see trümm oleks nüüd täis tavalisi autosid ja üks nendest põlema läheks, ega siis ei oleks ka see, et kõik sisepõlemismootoriautod, teised ei põle maha. Põlevad ikka, lihtsalt need elektriautode akud põlevad natukene kauem. Praeguseks viimane uudis, mis ma leidsin, on see, et see suits on vaibunud. Tõenäoliselt öeldakse, et lihtsalt seal ei ole enam mitte midagi, mis põleda saaks. Ja see, mis info teada on, et seal oli 189 Bentleyt, 1100 Porschet ja siis veel Audid, Volkswagenid ja ilmselt ka mõned Lamborghinid. Kas on juba midagi nagu selgunud ka selle kohta, et mis selle mõju võib olla jälle autode kättesaadavusele ja tarneaegadele, et ilmselt tuleb siis sinna Põhja-Ameerika poole järgmine laadung teele saata? Selles mõttes nagu, tegelikult me räägime 4000 autost, mis Ameerika turu puhul ei ole nüüd nagu, kui Porsche müüs eelmisel aastal kokku üle 300 000 auto ja seal laevas oli praegult neid 1100. Et see ei ole nüüd niimoodi, et muidugi 1100 inimest, kui seal just laoautosid ei ole, peavad nüüd natuke kauem ootama. Aga ma arvan, et maailma autoturu mõttes see nüüd mingit erilist põnts või pannud. Aga jah, et kahju hinnatakse siis umbes, siin räägitud, et 200-300 miljoni $1 juurde. Samal teemal natukene, mis ma panin tähele teil Autogeeniuse chatist, oli see, et kui me räägime Volkswagenist, siis üks eestlaste vist enam nii populaarne ei ole, aga vahepeal oli rohkem populaarne mudel Golf, et selle tellimisega on asjad ikkagi sel aastal ikkagi väga kehvad. Golfiga on jah, et me hakkasime tegema siin ühte pereautode edetabeli lugu ja avastasime, et Golfi hinnakirja pole ja küsisime järgi. Selgus jah, et Golfi tellimused selleks aastaks kahjuks on juba Eestile eraldatud on täis ja järgmiseks aastaks tellimine avatakse loodetavasti aasta teises pooles. Siin on mul oma natuke teooria on see, et loomulikult Volkswagenil on see kiibikriisiga seoses probleemid.
need autod vajavad palju kiipe, nad ei ole ilmselt saanud kõige paremaid tehinguid kiibitootjatega. Aga ma arvan, et siin on natuke selline regionaalne otsus, ma ütlen, täiesti spekuleerin praegult, keegi ei võtaks seda kuskil praegult mingi faktina, et lihtsalt kuna Golf on ju olnud aastaid, nagu Eestis on Toyota, on olnud Volkswagen ja Golf põhiliselt Euroopa kõige müüdum auto. Ja seda pigem mitte tänu Eesti turule. Sest et siin meil ikkagi inimesed eelistavad kas siis linnamaastureid või ühesõnaga, ta on hästi paljude firma auto ja niimoodi. Siis ma arvan, et kõik Golfid, mis toodetakse lihtsalt, et seda Saksa või seda põhiklienti, seda, kes iga kord läheb ja tellib järgmise Golfi, et seda nagu hoida. Et talle ei peaks ütlema, kuule, sorry, et mine osta vahepeal, ma ei tea, mingi Škoda või Audi, sest meil ei ole selle Golfi anda. Et siis püütakse nagu kogu see tootmisvõimekus, ma arvan, hoida nendesse riikidesse, kus Golf on päriselt selline turuliider. Selles mõttes, et see on paljudes valdkondades on tegelikult see asi ju täpselt samamoodi, et ega see ei oleks üllatav, aga siis, kui ma märgiksin nagu ikkagi ära nüüd nagu selle lihtsa kokkuvõtte, et kui sa tahad täna nagu Golfi osta, siis selle aasta jooksul sa seda teha lihtsalt ei saa, et sa isegi, et kui paljudel juhtudel on niiviisi, et lihtsalt ooteajad on pikad, et sa paned täna tellimuse sisse ja siis poole aasta või 8 kuu pärast saad selle auto ikkagi tõenäoliselt kätte, siis sa ei saa isegi seda tellimust sisse panna, et selle auto 8 kuu pärast järgmiseks talveks kätte saada. Sa ei saa isegi seda teha. Sa saad võib-olla lihtsalt panna müügimehele selle, et ta paneks oma post-iti, et kui avatakse tellimus, siis sina oled esimene. Ma ühe teise teenusega, üks terviseteenus, hambaraviteenus oli, ma kuulsin lugu, kus oli vaja järjekorda panna, see oli et meil on see, et praegult me ei saa panna, et nii pikk on järjekord, aga me saame panna siin Exceli tabelisse, kus on ees 400 inimest, mis on järjekord, et saada järjekorda. Suurepärane. Vaat. Nii, hästi kiire uudis siia otsa, eks vist oli Inglise, ühesõnaga autovärvid tootja, nende poolne muidugi väga geniaalne, tore sisuturundus, selline sisuturunduslugu mulle meeldib, kus mulle pakutakse kasulikku infot ilma midagi müümata. Nad teevad ära suure töö ja on pannud kokku siis 2021. aasta kõige populaarsemad uute autode värvitoonid. Loomulikult ei ole mingit kahtlust, et kõige populaarsem on valge ja siin on ilmselgelt põhjus kindlasti tarbesõidukites, selles mõttes igasugustes ametiautodes, mida on kõige lihtsam kleepida, eks ju, oma firma kirjadega. Sealt tuleb 35% eelmine aasta toodetud uutest autodest, see on veel 1% tõusu võrreldes eelmise aastaga. See on siis globaalne, täiesti kõik üle maailma. Globaalne. 18% mustad, siis tuleb järgmine on 14% hallid, 11% hõbe, see on hall ja hõbe, et seal on niisugune ausalt öeldes huvitav ongi see tegelikult, et mis pärast sisuliselt pärast neid värve nüüd toimub, see on tegelikult võib-olla isegi huvitavam. Just, et siin statistiliselt muidugi teised toonid on kirjas, on 1%, aga loos on lahti kirjutatud, et hästi palju on tõusnud, kuna tehnoloogia võimaldab ja autofirmad peavad kliendile pakkuma eristumisvõimalust, siis palju on eritoonilisi või kahevärvilisi autosid. Tead ise näiteks Opel Mokka, eks ju, katus on must, mingid detailid on valged, auto on punane, et selliste autode müük on kõvasti kasvanud. Sinised autod 8% kokku, langus 1%, punased 7%, langus 1%, rohelised stabiilsed. Aga ma siia lisaks ühe fakti, mida me eelmine aastal on saates kindlasti ka kajastanud, et kui te kahtlete, kas peaks omal ostma värvilisi auto, siis üks eelmine aasta avaldatud uuring näitas, et värvilised autod hoiavad järelturul palju paremini hinda. Võetigi lihtsalt järelturu väärtused, vaadati mingi hästi suur valim oli seal. Ja sealt tuli välja, et värvilised autod tasub osta, sellepärast, et hiljem saad sellest rohkem raha tagasi kui oma järjekordse halli diiselmetalliku eest. Vaatan, siin oli Euroopa ka, aga kas siin on mõtet neid enam eraldi autoliigiti? Nojah, ühesõnaga, selline uudis, et siis teate.
aga lähme natuke nende fookusteemade juurde. Kindlustus. Kas sina oled autoõnnetus või niimoodi pidanud kindlustusega asju ajama? Olen pidanud küll jah, et mul kunagi auto oli tee äärde pargitud ilusti kenasti, õigesti. Hommikul läksin vaatama, see teepoolne uks oli kenasti sisse sõidetud. Tegelikult tundus, et auto keegi oli tagurdanud sinna mingi suurem, kõrgem automaastur. Ja siis pärast sain ikkagi käia kindlustusega kõik need asjad üle vaadata ja vahetati kõik need jupid välja. Ühesõnaga, see lugu tuli sellest, et on kurdet lugejad, et kuulge, et kas see on okei, et mul oli, mina ei olnud süüdi, mulle sõideti otsa, viisin auto parandusse ja siis seal pandi mulle mingi kasutatud stange või mingi varuosa, mis ei ole ju üldse originaalvaruosa, et kas nii on õige ja kas on pettus, kas töökoda teeb minu arvelt nüüd nagu siin omale kasumit ja kuidas nii saab. Võtsime siis kõik osapooled ette, kindlustusfirmad ehk siis liikluskindlustusfond, siis rääkisime töökodadega, rääkisime Amteliga, kes siis esindab kõiki neid müügi- ja teenindusettevõtteid. Ja lihtne vastus on, et jah, autofirma või töökoda võib kasutada kasutatud varuosi, B-varuosi, et see ei ole et kuskil ei ole öeldud, et neil on kohustus kasutada originaalvaruosi ja uusi detaile. Ühesõnaga, et kui minu auto, ütleme, on 5 aastat vana, mul sõidetakse otsa, samamoodi olen kuskil parkinud, sõidetakse otsa ja siis lähen sellega parandusse töökotta ja töökojas siis tehakse arve, tehakse on ju kindlustusele, siis töökoda paneb sinna, võib julgelt panna sinna kasutatud jupid, sellepärast, mis neil on kuskil laos või kuskil seal töökoja nurgas vedelevad, sellepärast, et ega mu auto oli ka ju kasutatud 5 aastat. Ja, ühesõnaga, paar olulist täpsustust, et põhigarantiiga autode puhul on muidugi asi teine. Siis tuleb remontimisel lähtuvalt garantiiandja ehk siis tootja reeglitest kasutada ilmselt originaalvaruosi. Kui seda ei ole kirjas, siis võib kasutada ka muid. Ühesõnaga, me ei räägi praegult garantiilistest autodest, vaid nendest, millel garantii on läbi. Siis teiseks on nii, et tegelikult selle kalkulatsiooni, et jah, et sa viid mingisse töökotta, kes töökoda teeb sellest kahjudest kokkuvõtte. Kalkulatsiooni teeb kindlustusfirma. Ehk siis kindlustusfirma ütleb, kui suur on selle kahju summa. Nende kahju käsitlejad ütlevad selle summa ja siis selle summa ulatuses peab töökoda su auto korda tegema. See on väga huvitav, et tegelikult ma olen sellise vestluse juures olnud, kus tegelikult ma käisin ühes suures ettevõtte, mida tänaseks enam ei eksisteeri ja autot parandamas ja kahju käsitleja oli neil nagu kohe seal koha peal olemas, oli näha, et oli eraldi kohe kontor, tuba ja siis mindi koos sõbralikult välja, kus oli siis see kahjukäsitleja ja töökoja esindaja ja siis vaadati seda autot üle ning see jutt oli, et vahetame selle ka või? No vist ei ole vaja, aga vahetame ikka. Võtame selle ka, vahetame selle ka. Huvitav oli muidugi see, et ma pärast vaatasin seda tehtud tööde nimekirja ja varuosi, mis oli seal kasutatud, sellest asjast möödas juba üle 10 aasta. Aga mulle torkas kohe seal silma, et seal oli kohe kirjas, et seal on kasutatud on ju teiste autode varuosi, et teiste mudelite. Ja mina ju ei tea, et okei, rattalaagrid ilmselt võivad teise omad olla vist, on ju. Aga mingid asjad olid veel ja mis mul juba siis torkas silma kui väga nagu veider. Aga kui töökoda saab nendest juppidest lahti, mis seisavad, siis mis ikka on ju. Et seal ongi, et et kindlasti autofirma annab oma hinnangu, siis kindlustusfirma ütleb, et ühesõnaga, et see käibki ilmselt iga väikse, stanget vaja värvida, et siis ei põrgatata seal mingit 40 e-maili, aga see käib suuremate kahjude puhul. Mis tuli selles loos või rääkides osapooltega välja, mida kinnitas Arno Sillot Amtelist ja mida rääkis ka näiteks Värvaltrans, kellel on hästi palju neid kindlustusjuhtumeid, et tegelikult selles olukorras on töökoda ja siis kahjukannataja pigem ühel poolel. Sest et muidugi mingitel hetkedel võib tekkida töökojal seal võimalus, ma ei tea, täpselt nagu sa ütlesid, et kuskil midagi vedeleb, aga
sellega, et nemad hea meelega kasutaks alati uusi osi. Ja mille kate on oluliselt kõrgem nende enda jaoks. See ei olnud nende argument, see võib olla meie see võib olla minu tõlgendus, jah. See võib olla sinu tõlgendus. Pigem on asi selles, et kui kliendile midagi ei meeldi, kui see varuosa 2 kuu pärast annab otsad, kui see stange selgub, et on kuskilt hoopis mõrane, ühesõnaga, siis on ju, kes selle jamaga tegelema peab, kes annab tööle garantii, ei ole mitte kindlustusfirma, vaid tööle annab garantii see töökoda. Ja seega, siin toodi konkreetselt näiteid, et kui kuskilt Poolast, kindlustusfirma mõnikord isegi ütleb, näete, aga siin müüakse ju siuksi B või taastatud varuosi. Sa tellid Poolast mingi selle, ma ei tea, laterna esitule, mis on kuidagi ilusti poleeritud läikima, tuleb kohale. Võib-olla ta kohe ei tööta, võib-olla ta ei tööta 2 aja pärast. Aga see klient ei lähe sinna kindlustusfirma ukse taha koputama, vabandust, mul on, selle jamaga peab hakkama tegema autofirma. Ja siis on temal see, et kui ta tellis võimalikult odava kuskilt mingist lammutusest, et jah, ongi risk, et tellin hea meelega ja kui tuleb keegi kisama, siis vaatan, mis saab. Aga mida ma nüüd nagu kliendina või ütleme, et inimesena, kes on õnnetusel olnud, mida ma peaksin ise tähele panema? 2 asja. Üks, et mida tõid töökojad välja, on see, et liikluskindlustust ostetakse peamiselt alati selle järgi, et sa võtad seal, teed selle, tead, mis need keskkonnad on, easy või kus sa saad võrrelda pakkumisi. Ahah, näed, selle on kõik odavam, võtan selle. Tegelikult sul poliisi mõttes, vaata kaskot ostes on ju see, et nii, kas sees on klaasikahju, nii, ma võtan superkasko, sest seal on metsloom ka sees, siis liikluskindlustuse puhul on standardpoliis tegelikult ja see nii-öelda need tingimused on kõigil üks, see on seadusega paika pandud, et seal ei ole nagu mingit, et sa ise valid, et aga kui ma võtaks kallima, siis seal on sees veel see ja see ja see. Seal võib olla mingid autoabid, aga nagu parandamise mõttes ei ole. Kas sa üritad juttu nüüd sinna, et mingitel kindlustusseltsidel on natukene teistsugused poliitikad, kuidas mingitele kahjujuhtumitele läheneda? Ma tüürin seda sinna, et esiteks teadmine, mida mina ei teadnud, et nii-öelda vaikimisi, kui see õnnetusjuhtum toimub ja sa ise vist kõvast sõna ei võta, siis vaikimisi hakkab sinu kaasusega tegelema selle süüdlase kindlustusfirma. Mitte see, kellega sina oled lepingu sõlminud. Võib-olla sinul on mingi aastate pikkune kogemus kindlustusfirmaga, jube hea, nad on alati, kõik on, või vastupidi, et sul on kellegiga lihtsalt nii halvad kogemused, et eales sa ei ostaks selle kindlustust, aga teisel poolel on selle firma kindlustus ja nüüd hakkab tema sinu asjaga tegelema. Aga see on selles mõttes huvitav, et mina olen valinud enda kindlustusesindajaks, ütleme, et ettevõtte X on ju, kes peaks minu huvide ja kahjude eest nagu maksimaalselt seisma, siis tegelikult tegeleb sellega hoopis teise poole oma. Ja, aga sa saad valida, sa lihtsalt pead teadma. Teatud tingimustel, ja need ei ole üldse karmid tingimused, on võimalik ise ka valida. Et ei, ma tahan, et selle asjaga tegeleks minu kindlustusfirma. See on juhtudel näiteks, kahju peab olema alla 10 000 euro, mis ei ole väga piirav tingimus, sest enamikel igasugustel asjadel ju. Pleki mõlkimistel enamasti, jah. Jah, siis sellest juhtumist ei tohi olla rohkem möödas kui 30 päeva. Siis seal on veel, et osapooled peavad olema sellega nõus. Ei tohi olla välismaa sõidukid, eks ju. Isiku kahju, see on nagu üks asi, mis siin kindlasti määravaks saab. Ehk siis vigastatuid ei tohi olla. Aga siin on ka jällegi üks aga, et kui sa siis nõuad, et ei, minu oma peab sellega tegelema ja sa siis ei ole näiteks minu oma, mis pakkumise sa tegid, kuulge nii vähe või siis sa enam muuta ei saa. Et kuulge, ma võtan sellelt teiselt ka ikkagi nüüd selle, mulle ei meeldi, et sa seda muuta ei saa. Ja siis teine asi, mida teada, on see, mida ütles Arno Sillat, et Amtel. Tegelikult nad Amtelis korraldavad iga aasta küsitlusi, kus üksteisele annavad hindeid kindlustusfirmad ja töökojad. Mitte klient, kes seal vahel on. Ehk siis
Praegult seal ei ole kõige värskemaid andmeid, sellepärast et üks küsitlus on sel aastal plaanis, aga nad avaldavad selle Amteli lehel ja seda tasub, ta ütles, selles mõttes vaadata, et kui töökoda hindab mingeid kindlustusfirmasid või töökojad kõrgemalt, siis tähendab seda, et nendega, ühesõnaga, ilmselt on seal nagu parem ja siis Sillati väide, et klient ja töökod on nagu ühel poolel. Et ta ütles, et sealt võiks inimene seda poliisi valides saada ikkagi kasulikku infot. Et kui mingi kindlustusfirmaga töökojad absoluutselt rahul ei ole, siis tähendab seda, et järelikult sealt kogu aeg midagi nõutakse, midagi kirjutatakse ette, kästakse teha asju keeruliseks. Et üks asi, eks ju, valid kindlustust hinna järgi, aga Amteli esindaja sõnul tasuks vaadata neid rahulolu küsitlusi. See on hea teada, sellepärast, et ega need hinnavahed on ju väga minimaalsed liikluskindlustuse puhul. Just, ja hinnavahed minimaalsed ja pluss siis see, et sul ei ole need poliisid ei erine üksteisest. Sul ei ole nagu mõtet valida, oota, ma loen selle tingimust ka läbi, sest seal on täpselt need samad tingimused. Ja kolmas asi, mida teada on siis see, et muidugi sa võid nõuda originaalosade, uute osade kasutamist, kõik see on lihtsalt selle vahe, sa siis maksad ise kinni. Et kindlustusfirma ütleb, et meie ühitame 5000 eurot selle auto remondiks. Töökoda ütleb, et kui me kasutame originaaljuppe, remont läheb 6000 eurot, siis maksad ise selle 1000 eurot sealt kinni. Ja kogu selle asja, mida siis rõhutab liikluskindlustusfondi esindaja, et tihti, millest kliendil tekibki probleem töökojaga, on see, et klient eeldab, et tema auto kuidagi on parem pärast avariid. Et kliendil on millegi pärast ootus, et tema auto on siis uued varuosad, uued jupid, et lisaks ära vahetatud veel seal üks kõrvalasuva asi, tal oli kriips peal varem, aga okei. Aga selles mõttes, et kui, kuidas ma ütlen, et kui sõidetakse kuskilt külje pealt sisse ja mul enne see uks oli seal veits nagu roostene, siis ma ei eelda ju, et sinna tõstetakse teine roostes uks ette. Ma eeldan, et sinna tõstetakse ikkagi, ta võib olla kasutusest tulnud uks, aga ikkagi, et ta ei roosteta kuskilt otsast. Muidugi sellepärast, et nii süvitsi loomulikult keegi näid sulle pilti, et näed, siin oli sul nurgast roostetanud uks, et nüüd on sul täpselt samasugune nurgast roostetav uks. Ja sealt tulebki see, et töökoda ei taha panna sulle roostetavat ust. Sest sa tuled siin aasta pärast tagasi, karjud nende peale, miks mu uks roostetab. Ja siis hakka tõestama, su uks ju ennem ka ühesõnaga. Et see töökoja huvi on sulle panna sinna korralik uks, et saaks sinust viisakalt öeldes lahti. Et teate, kindlustus, ühesõnaga, olge lihtsalt teadlikud. Kui see õnnetus juhtus, te olete kannatanu, uurige, kas tahate ajada asju enda kindlustusfirma, teise kindlustusfirma kaudu, teadke, et sinna võib sattuda kasutatud varuosa ja ühesõnaga. Uurige, aga jah, et ei saa eeldada, et kasutatakse uusi. Nii, lubasime rääkida natuke ka autovargustest. Kõige tähtsam küsimus, et kas neid on vähem või rohkem? Oleneb kus? Meil Eestis? Ei, meil Eestis küll, ma vaatan, et Tallinnas peaaegu 2 korda rohkem kui aastal 2020. Toho. Mulle tundub, et üldiselt ikkagi näitab, et rohkem oli. Jah, 2021 ehmatavalt suurus. Oota korraks, ma nüüd siis ikkagi... Jaa, on ikka kasvanud küll kõvasti. Populaarsem automark jätkuvalt Volkswagen 13 autot, BMW 10 autot, Mercedes 10, Audi 7, Volvo 7. Kasvas 11 auto võrra, ei olegi nii traagiline. Lihtsalt Tallinnas oli see kasv millegipärast 34 pealt 62 peale. Sest tegelikult, kui nagu üldist nagu sellist meediapilti tähele panna, siis ikkagi tundub, et kogu aeg neid vargusi ikkagi jääb vähemaks, et ainuke teema, kus need satuvad meediasse, on 2 asja, kus mõni
kas päris laps või selline noorem inimene on läinud lõpusõitu tegema või kui Leedu autovargad käivad enamasti kuskil Lõuna-Eesti pool. Ja seda pole nüüd ka tükk aega nüüd olnud kuulda. Siis on räägitud ka sõidukite rüüstamisest, et kõige rohkem varuosi, mida lähevad, on peeglid konkurentsitult 90 juhtumit aastal 2021, mis on siis registreeritud, et kõik võib-olla ei viitsi helistada politseisse, kuigi peaksite, sest siis on statistika täpsem. 28 korda lisatuled ja nende osad, ilmselt need LED-laternad, või tähendab, siin on niimoodi, et tuled ja nende osad ja tuled ees on sõna lisa nagu sulgudes, et ilmselt on ikkagi ära kruvitud eest ka päris tulesid. Ja 3. kohal kuulsad katalüsaatorid, 20 korda. See on küll väga vähe, et seda ei tahaks küll uskuda. Aga huvitav on see, et kui sa ütlesid, et Tallinna puhul, et on tõusnud varguste arv 2 korda, siis naljaks on see, et kui me pöörame pilgu Lõuna-Eesti pealinna Tartusse, siis seal on vargused vähenenud 10 korda. Et 2020 10 juhtumi pealt, 2021 1 juhtumi peale. Et statistika on jah kummaline selliste väikeste numbrite puhul kokkuvõttes. Et nagu otseselt jah, statistika on huvitav, aga nagu midagi sellist... No üks asi on ikkagi selge, et see auto peab olema tehtud Saksamaal, et seda varastada, et see on nagu suhteliselt selge, et kui me vaatame 2021 statistikat, siis ees on ikkagi ainult Saksa margid, et Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi, et siin ei ole nagu mingit küsimust. Varem ärandati põhiliselt 5 aastat vanu autosid, siis mullu jäid kõige sagedamini huviorbiiti hoopis 2010 ja 2008 aastal toodetud sõidukid, et hoopis vanemad autod. Ja nende kõrval kerkist esile ka 90-ndate lõpus valmistatud sõidukid. Et siin ei olegi nii, et nüüd saaksid anda juhis, et hoidke kõik oma neid distantsvõtmeid, eks ju, selles tina ümbrikus, sellepärast, et hoopis on isu kasvanud mitte selliste moodsate autode järgi. Võt. Aga ma arvan, et sai päris pikk saade ja ma ei tea, tore, et kuulasite ja kuulame järgmine nädal jälle. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.